Villemile meeldis oma perele vingerpusse mängida. Kui ta õde Anni diivanil istus, hiilis ta õe selja taha, tõmbas kopsud õhku täis ja puhus siis kõvasti puristades välja. Anni hüppas ehmatusest õhku ja diivani tagant hakkas naerupuginat kostma. Villem, hüüdis Anni vihaselt, aga vend hiilis vaikselt toast välja. Villemile meeldis ka oma isale vingerpussi mängida. Kui isa aiast toimetas, puges Villem lehehunniku alla peitu. Ja kui isa temast möödus, hüppas Villem püsti ja karjus huu. Isa ehmatas selle peale ja taganes paar sammu. Villem, hüüdis isa, aga ulakas poiss plagas juba tuppa. Ühel päeval peitis Villem ema kinga sisse ämbliku. Kui ema ämblikku nägi, hakkas ta meeleheitliku häälega karjuma. Hei! Kui ema aru sai, et tegemist on mänguämblikuga, ohkas ta sügavalt. Villem teeb jälle oma trikke, ütles ta kulmu kortsutades. Peaks talle korraliku õppetunni andma. Ema, isa ja Anni mõtlesid, mida ette võtta. Me võiksime talle ka vingerpussi mängida, arvas Anni. Siis saab ta aru, mis tunne see on. Kõik olid sellega nõus ja üheskoos arutati, kuidas Villemile kõikide tema trikkide eest tagasi teha. Neil tuli oivaline mõte. Järgmisel hommikul said ema, isa ja Anni trepiotsa juures kokku. Ema oli ostnud vilapoest ühe erilise potilille. Kui Villem lõpuks välja ilmus, juhtis ema ta tähelepanu lilledele. Nuusuta, kui hästi need lõhnavad. Niipea, kui Villem lillede kohale kummardus, paiskus potist välja veejuga. Plauh! See pole aus, hüüdis Villem, pühkides näolt vett. Samal hetkel jõudsid kohale isa ja Anni. Nad nägid veest tilkuvat ja tigedat Villemit ning puhkasid naerma. Ema kõkutas naerda, Anni itsitas ja isa hoidis naeru pärast lausa 2 käega kõhtu kinni. Lõpuks ei suutnud ka Villem naeru pidada. Me tahtsime sulle näidata, mis tunne see on, kui keegi sulle vingerpussi mängib, seletas ema. Ta naeratas ja ulatas Villemile käteräti. Nii, me otsustasimegi sulle õppetunni anda, lisas isa. See oli nii naljakas, ütles Anni ja kõik hakkasid uuesti naeru pugistama. See oli hea nali, nõustus Villem. Ja ma saan aru küll, et teil on minu viguritest kõrini. Ta kuivatas end ära ja terve pere istus hommikusöögilauda. Ma luban, et ma ei tee enam trikke, ütles Villem ja pistis lusika pudrukaussi. Siis ilmus ta näole kaval naeratus. No nii 2-3 päeva.